kolleegid, et tõepoolest aeg hakkab otsa saama. Praeguse koalitsiooni aeg on juba otsas ja see agoonia, mis ka tänasel päeval on suurepärase näitena. 2 seadust, mille president prügikasti saatis ja koalitsioon tuleb jäärapäiselt taas välja ja räägib sellist lambajuttu viimasel puhul, et natuke kohitseme ja arvamusi on palju ja jah, rääkida võib kõike. Aga tegelikult on selle eelnõuga puhul, ma eelmistel kordadel rääkisin, olen umbes 9 aastat parlamendis olnud, nii rõvedat seadust ma ei ole varem näinud. See praegune, see keha on nagu kärntõbine kährik, keda ei ole võimalik elustada, ainult põletada. Kärntõbine kährik. Nii et proua Lauri on kadunud siit ja teised ka kõik. Ongi kõik. Plats on puhas. Aga ihalus nuhkida, ihalus ükskõik mis moel võimule jääda on jätkuvalt elus. Siseminister Taro, pika plaanimees, meelsuspolitsei, väljatöötamiskavatsus ja kõik see, mida keegi meist mõtleb ja selle järgi karistada, siis selle superandmebaasi loomine loomulikult ülepeakaela ja kiirustades. Viimasel nädalal 2 lugemist, 17. ja 19. juunil, ma mäletan väga hästi. Ja nüüd, kui siseminister võttis selle tagasi, nähes, et asi on väga hulluks läheb, aga see mõte, see plaan ei ole kusagile kadunud. See elab agoonias olematu toetusega koalitsioonis jätkuvalt edasi. Aga see on lubamatu. Nagu ma olen korduvalt öelnud, praegune koalitsioon on nagu pehkinud mädanenud puu, mida piisab näpuga puutuda ja ta variseb kokku. Ja praegusel hetkel tulla siia sellise jutuga, et jah, natuke parandame ja nii edasi ja kordan taas, see on lambajutt. Ja tegelikult mida see näitab? See näitab, et Eesti riik, mida ma eelnevalt ütlesin, on jätkuvalt lodev ja laisk. Ja samas lõputult ustav kellegile, kes ütleb, kuidas tegutseda. Jürgen Ligi, rahaminister, oli 5. või 20. mail, kui tuli siia esitama seda, ütles nii: siia ma tulin, sest teisiti ma ei tohi. Normaalne tsitaat on, et ei saa, aga ei tohi. Järelikult keegi käskis Jürgen Ligil siia tulla ja selle kärnase kährikuga visata meile saali siia. Jah, kui toimus hääletamine, kavalamad koalitsioonipoliitikud leidsid võimalusi mitte siia tulla. Puudusid, aga 38 ustavat parteisõdurit eesotsas lugupeetud Riigikogu esimehega hääletasid poolt. 38. See meenutab väga Ukraina parlamendis suvel toimunud, kui president Zelenski otsustas panna 2 nende korruptsioonipolitseid uue ustava peaprokuröri kontrolli alla. Ja parlamendisaadikud hääletasid, mõned on tunnistanud, isegi nad ei teadnud, öeldi, et kas sa oled ustav presidendile või mitte. Hääletasid poolt. Ja siis läks 8 päeva või 9, kui sama seltskond hääletas risti vastupidi. Aga vahepeal oli Euroopa Liit, ütles, et ei saa raha. Ja inimesed olid tänavale ka. Aga selle kärnase kährikuga see tehti nii kiiresti, isegi ajakirjandus ei teadnud seda. Loomulikult ei teadnud ka Finantsinspektsioon, kes peaksid teadma raha asju väga hästi, kuna rahapesu andmebüroo ja kõik on see Rahandusministeeriumis.
Ei teadnud, tänase päevani pole küsitud temalt. Nii et... Ma korra küsin üle, kas teil on tarvis lisaaega? Jah, küll, paar minutit. Kui palju ma panen siis? 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Praegu küll 3. Et mida siin öelda? Kordan taas, ära põletada, nii nagu kärndabine kährik seesama. Ja mitte ainult selle, tegelikult peaks tulema reaalselt välja Eesti inimesed ja ütlema, mida nad arvavad sellisest koalitsioonist, kellel toetust ei ole, aga kes püüab iga hinna eest võimul püsida ja loomulikult seda nuhkimise, kõikvõimalike nuhkimisvahendite kiirkorras vastuvõtmisega, et kuidagigi võimule jääda. See on lubamatu, see ei ole demokraatlik. Mäng käib siin ju põhiseaduse vastu. On mingi põhiseadus, aga meile see ei loe. Me tõlgendame kuidagi teistmoodi seda. See on lubamatu. Ja lõpetan. See kährik, kärndõbine tuleb ära põletada. Aitäh!